Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Käes on 2. mai, meil siin stuudios. Autotund on tagasi ja autotunnis on uudised ja selles autotunnis on meil väga palju proovisõite. Aga need kõik on väga huvitavad ja need on vahelduseks väga maiste autodega, mis on meile kõigile kättesaadavad, ükskõik kas siis proovisõiduks või ostmiseks. Mis tähendab, et Kauri kahjuks Porschedest rääkimast ei ole. Just, nagu kuulsite, stuudios ei ole mitte Kaur, vaid stuudios on Sulev Ladva. Tere! Samuti meie juba ütleks, et peaaegu üks saatejuhtidest. Vahetame neid aeg-ajalt. Räägime põgusalt Ayrton Sennast, räägime käigukastist, mis on koerajala nimeline. Ja. Siis räägime kõige kallimast autost üldse, mida me keegi osta ei saa, isegi kui meil raha on. Üle tüki aja võtaks korraks, teeks ülevaate, kuidas Teslal läheb või mis nalja vahepeal saanud on. Ja siin on natukene veel diisliuudist ja võib-olla ühtist veel, kui jõuame. Praegus, tegelikult see oli vist eile 1. mail, kui oli kurb päev, kui 1994. aastal hukkus Ayrton Senna. Üks maailma legendaarsemaid vormelisõitjaid. See on nüüd siis 25 aastat tagasi. Et eks seda päeva peetakse meeles iga aasta, aga kui on sellised ümmargused, siis on neid lugusid ja artikleid rohkem. Kas sina oled seda Senna filmi näinud? Ma olen näinud seda vahetult siis pärast seda, kui see välja tuli, ehk et see oli tükk aega tagasi, aga omal ajal ma olen näinud. Me ka soovitasime seda kunagi äkki kuu-paar tagasi omas jutus. Jah, ma pean tunnistama, minul on see siiamaani vaatamata, sest et ma usun, et see kindlasti hea film, aga see on see, et kui sa mingi filmi puhul tead, kuidas see lõpeb. Aga nüüd pärast seda, kui ma siin Ott Tänaku filmi vaatamas, mida ma ka ju teadsin, kuidas lõpeb. Aga tegelikult oli väga hea film, nii et ma prooviks kindlasti seda ära teha. Ma tahtsin öelda, et Ott Tänaku film ju tõestas vastupidist. Jah, aga sina oled võidusõidu fänn või vähemalt kõvasti suurem võidusõidu fänn kui mina. Mille poolest, miks on Ayrton Senna legendaarne? Sest minu teada tal ei ole selline, et ta võitis maailma kõige rohkem meistritiitleid või... Jah, tema see aeg tipus jäi kahjuks üürikeseks ikkagi, aga valdavalt on lihtsalt tal see sõidustiil ja see suhtumine, et tal oli vihmas legendaarselt hea, nagu meie generatsiooni puhul on näiteks Schumacher, tuntud vihmasõitja, et Ayrton oli selles suhtes väga tuntud ja oli ka see, et ta lihtsalt pigistas autost nagu välja, mida teised sõitjad lihtsalt ei suutnud omal ajal, et ta ei valdavalt selliste asjadega lihtsalt silma, et ta tegi omal ajal asju, mida teised sõitjad lihtsalt ei teinud. Jah, need YouTube'is on ju palju näha neid klippe, kuidas see mees sõidab vihmamärjal, ma ei tea, linnarajal, kus sa tõesti visuaalselt vaatad, et teised nagu veniks, nagu neil oleks autodel midagi viga. Või siis on üks mees lihtsalt 20 aastat ajast ees ja saanud mingid superrehvid omal alla. Aga ilmselt ongi, et see surmahirmu tal ilmselt ei olnud. Kuigi ta oli selline pühendunud katoliiklane ja ütles, et see, et ma usun Jumalasse ja see, et ma tema poole palvetan, see siiski ei tähenda, et ma kuidagi immuunne oleks või surematu. Et ärge nagu arvake seda, et mul on mingi oma diil Jumalaga, et seda ei ole. Aga jah, et ilmselt toona või siis tänapäeval võib-olla juhid, see tehnoloogia on nii palju kõrgem, et juhid teavad, kust see piir läheb. Neid katset sa saad simuleerida arvutis, kõik. Aga siis oli see, et järelikult teised juhid lihtsalt ei julgenud. Muidugi oskus ja siis oskus pluss julgus oli see, mis Senna... Jah, ma arvan küll, sest et sellele, tänapäeval on ju aerodünaamika on see, mis annab selle enamus pidamise, et ma arvan, sellel ajal oli aerodünaamika muidugi ka, aga lihtsalt see mehaaniline pidamine ja nagu mingil meelel rohkem seda oskust ja julgust, et katsetada ja kombata neid piire, et ma arvan, et Ayrtonil lihtsalt oli see mingi väike üks asi juures, mida teistel lihtsalt ei olnud ja sealt see tuligi. Lugesin täna mitmed väljaanded tegid neid selliseid Ayrton Senna 10 parimat hetke või 25 põhjust, miks Ayrton Senna oli Ayrton Senna. Siis üks oli järjekordne sõit, kus ta
tuli samamoodi läbi paksu vihma nagu mänglevalt esimeseks, muidugi tegemist oli väga raske sõiduga ja pärast intervjuus ütles, et kõik arvesse võttes tegelikult ma ei peaks siin praegult olema, et sellel sõidul ta tundis ka ise, et ta paneb viimase piiri peal. Või siis üks sõit, kus ta juhtis ja vist äkki 6 ring, mingi teatud arv ringe enne lõppu, tal käigukast oli põhimõtteliselt ribadeks ja ta läbis ülejäänud sõidu ainult 6. käiguga, mis tähendab seda, et ta ilmselt pidi siis sõitma väga kiiresti kogu aeg. Ja lihtsalt tempot hoidma läbi kurvides, sest et kiirendust sul ju siis ei ole. Just, et loomulikult teised vaikselt muudku lähenesid, tal oli vahe oli sisse sõidetud õnneks ja ta võitis selle sõidu. Ja sisuliselt finišis autost välja ronides ta põhimõtteliselt oli ära minestanud, sest see pinge ja see kurnatus, mis selle taga oli. Nii et kahju, kas Ayrtonil oligi see saatus juba niimoodi sisse kirjutatud, arvestades tema sõidustiili või oleks saanud temast, jumal teab, mitme rekordi hoidja. Aga jah, et vormelised jauks, avage YouTube, trükkige sisse kõik, mis Ayrton Sennaga seotud on. Ja mina ka soovitaks, just eile tuli välja selline väike film või video YouTube'i kanalilt poolt nimega Carfaction, kus siis tehti McLaren Sennaga sõitu mööda Donington Park ringrada UK-s, kus ka Ayrton ise on sõitnud. Ja see oli väga selline väga-väga ilus pühendumine Ayrtoni poole, et see oli vaatamist väärt video. Jätkame korraks veel võidusõidu teemadel. Kasutan alati ära, kui Sulev on stuudios, siis saab rääkida võidusõidust ja sellistest natuke temaatilistest asjadest. Aston Martin tuli lagedale uudisega, mis meid kõiki ei puuduta, küll aga pani Sulevil silma särama. Nad teevad Vantage AMR, mis on veel eriti karm Vantage'i mudel, sellele panevad manuaalkäigukasti külge. Just, see on tänapäeval selline ikkagi väga suur erand, olge maasad. Sportautodes mul on tunne, et Aston Martin ja Porsche on need, kes hoiavad seda manuaalkäigu hästi elus. Ja see on esimene nendest uue välimusega Astonitest, mis on manuaalkastiga. Vantage on juba väljas V8, aga see on automaat. Ja on 7-käiguline manuaal, mis oli ka eelmise Vantage'i lõpupoole. Mis teeb eriliseks on, et see käigukast on nii-öelda eesti keeles ei olegi paremat terminit, et inglise keeles on dogleg. Ja just selleni ma tahtsingi jõuda, et mitte see manuaal iseenesest, vaid just see dogleg. Et korraks räägiks mitte lugejatele, aga kuulajatele, et mis see on ja miks see hea on? Dogleg on see väljend, seda kasutatakse väga erinevates kohtades. See valdavalt tähendab seda, et see on mingi järsk pööre või järsk selline keeramine, näiteks golfiradadel on golfirajad, mis keeruvad, on dogleg golfirajad. Ja dogleg käigukast on see, et esimene käik ei ole sul mitte üles vasakule, nagu alati, vaid on, üles vasakule, vaid on alla vasakule. Nagu enda poole. Just, enda poole ja siis alla. Mis teeb selle, et kui käigu on nagu vabaseisus on keskel, siis seal on teine ja kolmas käik. Ehk et siis need käigud, mis põhimõtteliselt, kui sa oled mingil väiksel käänulisel ringrajal või ka mägiteel, teine ja kolmas käik on see, mida sa valdavalt kasutad. Ehk et neil on kogu aeg otse üles-alla. Ehk et nende vahetamine on hästi kiire. Esimest sa kasutad ainult koha pealt minekuks. Seda sul rohkem vaja pole. Ja siis on teine ja kolmas on kogu aeg üles-alla väga lihtsalt ja siis 4. ja 5. on paremale üles-alla. Et see on tulnud juba muidugi ammusest ajast. Sportautodest näiteks esimene E30 M3 oli doglegiga. Just, ja ma olen märganud ka on kasutatud autodena müügis näiteks Mercedeseid, mis on see Mercedes 300 ehk see E-klass V124 keretüübiga, mis on sisuliselt ikkagi universaalkerega pereauto. Ta, seal ütleme 3-liitrisel mootoril on küll 162 kilovatti ja kõik, aga et üks just Eestis oli müügis, millel oli dogleg käigukast. Just, ja selle aja mesadel ka, et selle M3 nii-öelda rivaalil, mis oli 190E 2,316 ja 2,516, millega ka Senna tegi kuulsaks, siis ka sellel on dogleg käigukast. Aga tänavaautol on see ilmselt ikkagi lihtsalt see nii-öelda marketingitrikk või? See on natukene marketingitrikk, aga kui sa lähed tõesti sellega, kui see on selline sportlik auto, mille sa lähedki nagu sõitma, siis see teeb selle ikkagi, et see teine kolmas käik on nagu nii palju lihtsam kogu aeg vahetada, et see annab juurde. No muidugi Astonil nüüd on 7 käiku, et siis veel
teisest kolmast paremal on 4-5 ja siis veel paremal on 6-7, aga vanadel autodel viiekäigulised, see oli väga loogiline. Jah, et see, ma mõtlen, et miks meid on ära harjutatud sellega, et esimene on üles vasakule üldse, et mis selle eelis on tavasõidul, et lihtsalt järjest. Ma arvan, et see on lihtsalt, et sa alustad ülevalt vasakult pihta ja nagu raamatu lugemist, et ja siis on see, et igal autol on erinev, kus see pagana tagumine käik asub. Ja siis kas tuleb seda kangi vajutada või tuleb seda rõngast tõsta või mingi muu lahendus. Just. Nii, nüüd te olete kõik targemad ja kui seltskonnas tekib võimalus rääkida autodest, siis te saate kasutada sõna kas see on see Dogleg käigukastiga? Ja tõenäoliselt vaadatakse teid ikkagi imelikult, sest et see enamikel autodel seda ei ole. Teeme väikse pausi ja siis tuleme tagasi. Autotund. Autotund on tagasi, stuudios Sulev Ladva, Tarmo Tähepõld. Veel välismaale, veel väga eriliste autode juurde. Genfi autonäitusel näidati Bugattit La Voiture Noire. Selline Bugatti erimudel, mis pärast selgus, et näitusel oli väljas sisuliselt ainult selle kere, mis oli nagu rohkem siuke nagu makett. Makett, jah, et väga hästi tehtud makett, mis liikus elektrimootoriga. Me keegi ei tea, kas see päriselt äkki tulebki elektriline, pigem ikkagi spekuleeritakse, et tuleb selle sama Chironi mootoriga. Lihtsalt disain on hästi eriline. Aga mis selle hästi kihvti musta, süsimusta väga kurja kuulutava auto eriliseks teeb, oli juba siis väide, et tegemist on maailma kõige kallima uue autoga. Seda muidugi toodetakse ainult üks, et me ei saa nimetada seeria autoks seda. Kui 2 tehakse, kas siis on seeria auto? Ei vist väga mitte. Aga täna kuskilt Itaalia saidilt ilmus uudis, et nüüd on teada ka, kes selle auto omanik on. Ma ei saanud, see uudis, see inglise keele grammatik, et sealt ei tulnud hästi välja, et kas see auto niimoodi tehti valmis ja siis vaadati, kas tuleb ostja või tegelikult see on ikkagi tellitud kellegile juba algusest peale. Ma pakun ikkagi see viimane variant. Ma kardan küll, sest et ma saan aru, et see oleks risk, et sa teed mingi 10+ miljonilise auto ja sa vaatad, kas keegi tahab seda osta. Ma usun, et Bugatil tegelikult ma arvan, et ei oleks nagu probleemi, neil see klientuur ongi selline, aga ma usun, et see peab olema ikkagi tellitud juba kindla ostja poolt. Sest samas, et kui see Bugatti ehitab selle ise endale, siis vaata sinna, siis seal ei ole ju hinnasilti tegelikult küljes. Hinnasilt tekib siis, kui seal on omanik. Igatahes, omanikuks ei ole sugugi mitte mingi kuulus kollektsionäär, ei ole ka Jay Leno, kes tegelikult ei kollektsioone üldse kalleid autosid, siis ei ole ka ükski naftasheik. Aga kuulus on ta selge poolest. Väga kuulus, kõik eestlased teavad, ma arvan, teavad paremini kui ühtegi naftasheiki. Tegemist on loomulikult jalgpalluriga. Ja nüüd veel nii kaua, kui ma siin eetrit täidan, kõik mõtlevad 3 sekundi jooksul ühe jalgpalluri nime. No kes sai õigesti? Cristiano Ronaldo. Need ülejäänud 50% panid Messi, tõenäoliselt. Sellel ajal, kui ma seda siin nalja tegin, ise mõtlesin, kes veel peale Ronaldo on, keda ma ise pakuks. Jah, et ametlikult seda ei ole kinnitatud, aga väidetavalt pidi see Ronaldole minema. Ma ei tea, No kõlakad on, eks sellel härral kindlasti raha on. Ma arvan, ta ju saab nädalas 100 ja 100 000 palka nädalas, et paar kuud säästmist ja sul on see raha koos. Ja ta on ju tegelikult selline autohuviline olnud niivina, tal on mingid Aventadore ja vist isegi mingi Paganisid on vist lihtsalt jalgpallurite puhul tal on ka Bugatti Veyron, ma ei tea, kas on või olnud, aga võtta jalgpallurite puhul kunagi aru, et kes on nagu päriselt autofänn ja kes on lihtsalt see, et see käib nende selle imidžiga kokku. Jah, et see käib nagu Starsiga kokku. Jah, et see fänn tahab ikkagi parklas näha neid, kui sul just ei ole sponsorautod, mida mõned klubid peavad kasutama, siis tore selles mõttes, et loodetavasti ta kui see on tema, siis ta ei jäta seda kuskile omal garaaži katte alla, vaid hakkab ikkagi trennis käima sellega. Ja ta on ju Juventuse klubis, mis tähendab, et Põhja-Itaalias on väga palju ilusaid teid, kus sellega sõita. See on väga lai auto vist. Tõsi. Ja, aga me ei saa seda näha lähima paari aasta jooksul, sest et seda autot alles ehitatakse. Nii et võib vahepeal välja ilmuda ju mõni veelgi kallim, enne kui vaene Ronaldo sellega üldse, mitte vaene, enne kui rikas Ronaldo sellega tee peale saab, on keegi juba tellinud palju kallim auto. Eelmine oli siis väidetavalt see
Rolls-Royce Sweptail, mis oli sellise paadiliku tagaosaga. See oli ka vist ainukene, mis tehti või? Ja selle hind oli siis, mäletan pealt naela hinda oli 9 miljonit naela, mis kui ma ütlen, et selle hind oli 10,5 miljonit eurot, keegi nagunii ei tea, siis, umbes. Siis on see kahjuks 500 miljonit eurot odavam kui see La Voiture Noir. Tesla, Elon Musk, Model 3. Kas Model 3 on Eestis juba? Oled kuulnud? Ei ole vist jõudnud ükski? Ma pole kindel. Ma nägin neid eelmine sügis Kanadas päris mitu, neid seal oli, aga Põhja-Ameerikas nad jõuavad alati varem. Mulle meenub, et keegi ütles, et ühel eestlasel on Model 3, aga see pidi olema Norras elav eestlane. Jah, see vist ei olnud Eestis registreeritud küll. Aga väga hea, et sa selle Kanada sisse tõid, sest et siin Tesla puhul on mitu väikest teemat, mida läbida või välja tuua, aga kõige põnevam uudis tuleb Kanadast. Tead, et Kanadas müüakse Tesla Model 3, mille sõidu ulatus on 150 kilomeetrit. See on umbes see esimese põlvkonna Nissan Leafi tasemel. Et see sama hea kuulus, et Tartusse välja ei vea sellega. See on täpselt see, et sa pead väga-väga tahtma seda Teslat, et sellist mudelit osta, sest see on kui nüüd tänapäeval on ju põhiprama, et elektriautod, tegelikult sa saad ikkagi kõik sõidud teha, ei ole väga midagi viga, aga 150 kilomeetrit sa ei saa kõike sõiti tehtud. Aga ma võin kindel olla, et keegi ei osta ka seda autot, aga Tesla ei tee ühtegi asja tõenäoliselt põhjuseta ja siin on põhjus olemas. Ka Kanadas on elektriauto ostutoetus, aga see nõuab, et oleks nii-öelda selle ettevõttel ka üks soodsam elektriauto müügis ja see sooduspiir läheb $45,000. Tesla tegi 150 kilomeetrist sõiduulatusega Model 3, mis maksab $44,999. $1. Ja see annab sellele, et kõik järgmised Tesla Model 3 saavad ka omale seda $5,000 soetust. Aga et kaval, et see on põhiline ikka, kui keegi teeb seaduse, siis keegi teine leiab võimaluse sellest kuidagi läbi minna niimoodi, et aga ma ei tea, kui te ostaks omale seal Tesla, kas sellel on kollektsionääri väärtus? Sügavalt kahtlen. See ainuke kanadalane, kes ostab omale selle väikse, sa tõesti sõidadki ainult poodi ja niimoodi, siis pärast müüd selle maha ja Elon saadab selle kosmosesse. Jah, siis kui ta kosmosest tagasi tuleb, on tal kindlasti kollektsionääri väärtus. Kas sina ostaksid omal Model 3, kui Eestis oleks, ma ei mõtle nüüd loomulikult seda 150, vaid tavalist, kui Eestis oleks elektriauto toetus? Oleneb, kui suur see toetus on. Ma sain aru, et ma panin pealt puusse. Aga tõenäoliselt. Sul kodus laadimisvõimalus oleks? Ei. Ma ei mõtle kiirlaadijat, aga selles mõttes, mitte kortermaja 5. korrusel sa ei ela. No ma olen kortermaja 1. korrusel, aga ma olen siiski kortermajas ja tõsi, mu auto on õnneks üsna lähedal minu terrassile, et ma saan umbes läbi terrassi ukse vedada juhtme iga päev. Et reaalselt mugavat võimalust ei ole. Teine, mis on neid Tesla modelit püüan kiiresti rääkida, oli see, kui Musk kunagi aasta tagasi viitis, et Model 3 Performance Pack teeb sellest kiirem auto kui BMW M3 ja loomulikult ta ei rääkinud ainult sellest, et 0-100, sest seda teevad elektriautod nagunii, seda ei ole mõtet siin isegi tweetida, vaid et ka ringrajal ja pidurdus ja kõik on parem kui M3. Just. Siis Top Gear võttis ühe sellise Model 3 ja võttis M3 ja katsetas ära, et loomulikult mina ka ikkagi natuke meeldib bensiiniautod, et see test nüüd ei olnud päris aus lõpuni, sest, aga ma räägin kohe, nad tegid 4 katset, kiirendus 0-100, siis 0-100-0 ehk siis koos pidurdusega sama asi, siis ring, hot lap ühel USA ringrajal ja siis 3. oli selline hinnanguline nagu driftability, et kuidas ta ka nagu lustida saab. Mitu võitu sai BMW ja mitu sai Tesla? Ma olen seda videot näinud. Kahju. Nii, aga mis sa arvad, mis katse puudu oli? Esimene asi on see, et see katse oli ilmselgelt väga numbrite keskne ja katse, mis on puudu, on see, et mitu ringi suudab Tesla teha. Just, et see oli see sama, et lõpp tegelikult tehti üks hot lap. Ma võin öelda, Tesla loomulikult võitis kiirenduse. Tesla võitis napilt ka selle pidurduse asja. Ja pidurdus minu jaoks oli huvitav. Pidurdus oli võetud aega, millal ta seisma jäi. Distants oli BMW lühem, mis on pidurdus olulisem. Mitte, kui kaua sul aega võtab, et seisma jääda, vaid
kui kiiresti siis me nagu distantsi mõttes, seega ja see on vaieldav. Ja ringi aeg oli sekund Model 3-l kiirem, 1.34 versus 1.35 selle ringrajal. Ja siis driftability stanti BMW-le, et see oli natukene lustilisem, kuigi ka Model 3-ga suudeti täitsa driftida. Midagi ta seal tegi, jah. Ma saan aru, et sina oled. Aga jah, tegelikult natukene on kurb, et Top Gear selle asja, selles mõttes poolikult tegi, et kas nad said selle Model 3 teha, sest et siis oleks võinud ju teha ikkagi nagu mis kasu on performance backist, kui sa ringrajal saad sõita sellega ühe, olekski võinud teha katse, kui kaua saab sõita. Paneme nüüd 10 ringi ja mis on keskmise ringi aega, vaatame, mis tuleb, et ma arvan, et siis neil Tesla seal mingid asjad võivad küll hakata üle kuumenema või üldse, et täitsa akud otsa saama. Nii et see teema ei ole veel päevakorrast maas, ütleb Autogeenius ja Autotund ja Sulev Ladva. Andke meile M3 ja Tesla Model 3, me läheme kambaga testime need ribad, eks. Just. Automuste. Ja viimane, või siin on siis Elon Musk ütles, et Tesla Roadsteril, sellel sportautol, mis tuleb järgmisel aastal, on üle 1000 kilomeetri sõiduulatust. Seda me ei saa kinnitada ümber lükata, aga kindlasti on see võimalik ainult ülima ökotamisega, et kui sa tahad ikkagi teha seda 1,9 sekundilist kiirendust, siis ei ole 1000 kilti, aga päris huvitav. Jah, aga Mart, kiirteel võtad rekkale sappa, siis vast saab. Ja viimaseks Elon Musk võib jälle tweetida Tesla teemalisi asju, mitte ise, aga jaa, tal oli see bänn vahepeal peal. Ja talle see aktsiate järelevalveorgan või börsi järelevalveorgan andis vastu näppe, sest et põhimõtteliselt Elon, pärast seda, kui ta tweetis, et Tesla läheb private'iks ja ostab kõik aktsiad tagasi ja siis aktsiahind kukkus ja inimesed kaotasid raha, siis tal oli ikkagi väga suur oht üldse oma töökohast ilma jääda. Sest me võime rääkida küll, et Elon Musk ongi Tesla, aga tegelikult on Teslal ka aktsionärid ja nii-öelda omanikud. Just. Et ta ei ole seal päris kunn. Siis tal keelati tweetimine ära või ühesõnaga, et ta peab kõik oma need säutsud kooskõlastama selle institutsiooniga, mille peale Elon Musk loomulikult otsustas seda mitte teha. Tegi mingid süütuid viite, et ilmselt pigistid silm kinni, aga siis ta siin hiljuti tegi jälle mingi production teemalise, et nad ei suuda vist hästi, ühesõnaga, et või vastupidi lubas jälle midagi üle. Tootmise suhtes siis? Jah, oma tootmisasjade ja siis ta kutsuti jälle vaibale. Ootame siis järgmisid saamisi. Ja siis nad jõudsid kokkuleppele ja siis jõuti kuidagi kokkuleppele, ei ta võib ikkagi oma mingid vabud viite teha, ma ei tea, mul on vaip punane ja vaadake, kui ilus kuu on taevas, aga et kõik, mis puudutab ettevõtete seda asja, mis börs võiks huvitada, seda ta ikka ei või. Jääme ootama järgmist Eloni tweeti teemal Tesla ja mida ta kõik selle firmaga kavatseb teha. Nii, rääkisime hästi palju, aga ma luban, me nüüd paar saadet loodetavasti ei pea jälle seda puudutama. Räägime natuke maisematest asjadest. Diiselkütus, alternatiivkütused, bensiin. Tuli uuring, Euroopas tehti uuring, et diiselautode müük on ikkagi kukkunud. Päris kõvasti vähem müüdi diiselautoreid, kuigi siin mitmed margid, kellel tehti siin vastu näppe, näiteks Volkswagen, oma diiselgate'iga. Just. Ta väidavad, et neil jälle nüüd on kõik ilusti tõusuteel ja seda, kas diisel on parem või halvem, me ei hakkagi praegu lahkama. Aga et üldiselt on autode müük languses 3,6%, aga diiselmootorite osakaal on eriti kukkunud. Kas sina vastaksid diislit praegult? Ei, aga ma ei oleks võib-olla ostnud ka seda 7 aastat tagasi. Aga Mart, siin on tähtis punkt, mida on vaja mainida, on see, et tegelikult ju uusi diiselautosid saab ka palju vähem osta, kui seda sai näiteks 7 aastat tagasi, sest ju Lexused ja nüüd vist isegi uus Mazda 3-l, sellel ei ole ühtegi diislit ja Porsche on küll kübeke müügiosakonnast. Mazda 3 osas ma ei ole kindel, minu arust on. Hetkel hinnakirjas ei ole, Eesti hinnakirjas mitte. Võib-olla tuleb, aga sest et hästi palju Toyota on kaadanud kõik diislid, et on minu ka valdavalt hübriidid, et uusi diiselautosid jääb aina vähemaks, mis on ka loogiline. See on natuke selle statistika on täpselt selline, nagu seda paista laset, aga et diiselautod moodustasid eelmisel kuul 31% kõikidest ja viimati nii madalal oli see aastal 2000. Eelmine aasta samal kuul, märtsi vist peetakse silmas,
siin selle uuringuga, see on vähekene nihkes, oli 36% uutest autodest diislid ja aasta enne seda oli lausa 48,8 ehk sisuliselt pooled. Aga jah, ja tõesti, et kui kõik inimestele on kogu aeg räägitud, kuidas diisel on nii halb ja kõik on nii halb ja bensiiniautode kulunumbrid tõepoolest on natuke langenud ka nagu kindlasti. Et on lihtsam on bensiini müüa, sest ta ei ole enam nii janune. Aga elektrilised sõidukid esimest korda märtsikuus ületasid Euroopas elektriliste sõidukite number 100 000 ja Tesla Model 3 oli nendest 125 000 müüdi. 15 000 oli Tesla Model 3. Tahaks juba ühte Eestis näha, mitte näha, sõita tahaks. Sest see on mind nagu juba huvitab see auto, sest ta on muidugi oma madalamas hinnaklassis ja selline 40 000. Jah, ta on selline nagu enam-vähem käega katsustavam hind, kui võrreldes Model S-i või selle X-iga, Y-iga. Y tuleb järgmine, see on see väiksem linnamaastur. Et ta on need Hyundai Koonad, E-Koona siis 40 000 ligi, Nissan Leaf, 35-40. No Tesla 3, Model 3 muidugi Eestis kindlasti ei saa 45 000, aga enam-vähem. Umbes. Just, et kui siia see lõpuks jõuaks, siis võiks ju olla tal mingigi edu. Vaatame, teeme nüüd ühe pausi ja siis lähme proovisõite tegema. Autotund. Autotund on tagasi, Tarmo Tähepõld, Sulev Ladva. Proovisõit, täna on esimeseks teemaks on meil luukpärad. Luukpära ehk siis väike 5-ukseline auto, millel on luuk, teate taga, mitte pagasnik. Ma ütlen väike, ta ei pea tingimata olema väike, aga sellist suur luukpära on juba universaal, nii et selles mõttes on nad... Siuksed keskmise suurusega, nagu nad ikka on. Ja mina tahan seda öelda, et luukpärad on taas kord ilusad. Ja mitte niisama, vaid luukpärad päriselt on hakanud, ma ei tea, keegi on disainiga kuskil, kas keegi on hakanud õpetama ilusat luukpära disaini kuskil ülikoolis. Sina sõitsid millega? Mina sõitsin uue Mazda 3-ga. Ja see on minu arvates praegu, kui mitte üldse üks ilusamaid autosid, siis luukpärades on ta kindlasti... Luukpärade suhtes olen ma täiesti kindel. Ta on üks, ma arvan, kõige kenam luukpära, mida sa praegu osta saad uuena. Täiesti kindel. Et ta võitis ka selle hästi prestiižika Red Dot disaini auhinna ja mitte sellise, nagu diplomi, et parim tagatulede disain selle aasta esimeses kvartalis, vaid ikkagi põhimõtteliselt parim disain nagu parim disain üldse kõikides arvestustes, nii et see ei ole ainult minu ja Sulevi arvamus, vaid disainikurud. Seda arvad ka maailma eksperdid. Just. Aga meil on toimetuses üks inimene, kelle arust on see kohutavalt kole ja sedaan on palju ilusam. Ma ei ole sedaani laivis näinud, võib-olla tal on õigus. Tõsi? Aga millegipärast kõikidel reklaamfotodel ja nii-öelda nendel on see luukpära. No eks see sedaan eks ta ole välja punnitatud rohkem USA turu pärast, sest et USAs väga luukpärasid ikka ei osteta. Nii, aga seda ilu me oleme kiitnud, ega me seda siin kirjeldada ei saa, see on hästi sujuvad, ilusad jooned, palju jaapanikeelseid detaile. Jah, peate vaatama meie lugu ja Paula pilte, mis tood selle väga hästi esile. Just, see on eriti selles punases värvitoonis, see on lihtsalt imeline. Aga räägi, kuidas see auto sõitis? Ta sõitis väga hästi. Ta sõitis nii nagu, see on minu esimene Mazda, millega ma ise sõidan. Ja ta sõitis niimoodi, nagu ma olen lugenud kõikide Mazdade kohta, et on sellised, et see veermik on selline mugav, aga pigem ikkagi sportlik ja kõike muud ning et natukene on tunda seda MX-5 DNA-d või seda geneetikat seal sees ja on, et see veermik on mugav, ta ilusti silub valdavalt kõik need kumerused ja augud ikkagi tee peal ära, aga kui sa hakkad natukene seal linnast väljas käänulistel teedel kiiremini sõitma, siis väga-väga hästi hoiab auto kontrolli all ja täitsa lõbus, isegi kui need pehmed lamellrehvid, mis ikkagi liikusid seal päris palju. Sellel mootor oli praegult, eks ju, 118 kilovatti.
ei olnud? mootor oli 118 hobujõudu, kilovatt oli 90. See on see praeguse auto Achilleuse kand. Et kui sa vaatad, et see on 2-liitrine mootor, siis sa ikkagi ootad tänapäeval midagi rohkemat. Isegi kui see on vabalt hingav, et see on Mazda on üks vähestest, kes hoiab mootorid ilma turbadeta, et tõsi, tänu sellele see mootorireaktsioon on kiirem ja gaasipedaal on tundlikum, aga et ikkagi ka tänapäeval vabalt hingav 2-liitrine võiks olla veits võimsam. Võiks. Kas tuleb võimsam? Aga tuleb, see on see hea uudis. Hinnakirjad vähemalt tuleb sügisel, me eeldame, et siis mootor ja auto ise joob ka sügisel. Tuleb 2-liitrine, millel on 180 hobujõudu, mis siis teeb, see ongi siis 118 kilovatt ikka. Ühesõnaga, see kõlab ikka nagu juba... See kõlab juba parajalt, et see mootor oli ainukene see miinus. Käigukast oli nii ja naa automaadina, et Mazda manuaalid on räägitud, et on väga-väga head. Ja ma rääkisin teise Eesti autoajakirjanikuga, kes võttis proovisõiduks manuaali, mootor oli sama, aga ütles väga täpne ja väga hea kast. Et ma usun, et see manuaal on tõesti väga hea, Mazdatel on need olnud. Et see automaat oli jällegi sarnaselt mootoriga, kui sa sõidad rahulikult ja valdavalt linnas ja väga palju ei küsi sellelt mootorilt ja käigukastilt, siis ta saab tegelikult päris hästi hakkama. Aga et kohati need vahetused, et täisautomaatika peal ta nagu liiga hilja nagu väga vara vahetab üles, aga samas kui natuke rohkem vajutada, siis kohe vaatab jälle alla, et ta ei suuda ära otsustada, mida peaks tegema. Manuaalrežiim samas töötab hästi, et selle saab nagu nii-öelda enda kontrolli alla võtta ja siis on veits parem. Et mina sõitsin ka sellega põgusalt, nagu ma kõikide meie proovisõiduautodega, ma saan neid tavaliselt ära viia hommikuti esmaspäeval, sest et kõik teised peavad olema oma päris tööl. Just. Aga jah, ütleme, et see Mazda 3, mis praegult müügis on selles versioonis, teda on vist äkki veel ei ole, ongi ainuke mootor. Et see on hetkel selline auto, et mida sa lähed ostma siis, kui sul ei ole sellist viga nagu minul või Sulevil küljes, et sa pead vahepeal tundma mingid G-jõudusid kuskil kurvis. Et ta on selles mõttes tavainimese mõistes on see väga hea. Just. Täiesti piisav mootor täiesti, sa ei tunne ilmselt, et see käigukast vahetab võib-olla natuke üles. Aga autona ta on, kui me välisdisainist juba rääkisime, siis sees see proovisõidu auto oli muidugi nagu ikka tippvarustuses, mis tähendab seda, et Mazdal ei ole sellist väga pikka varustuse nimekirja, kus sa siis teed linnukesi, sa alustad sealt, ma ei tea, 25 000 juurest ja siis üks hetk avastad ennast teisel pool 45 000. Mazdal on juba baasvarustuses väga palju asju. Ja kui sa võtad hinnakirjast selle Mazda tippmudeli, siis sul ongi põhimõtteliselt kõik peal, mida see ettevõte pakub. Sa põhimõtteliselt valid värvi. Sa valid värvi ja sa valid et kas sa võtad ja sealt... Ja võib-olla väljad ja sellel on ka tumepunane nahksisu olemas saadaval. Okay. Et seda saab ka kindlasti vaid. Ja see auto maksis sellises konfiguratsioonis vist 28 000 ja peale. Ühesõnaga, üle 30 000 seda ajada väga ei ole võimalik. Mart ei olegi. Ja selle eest oli, ma ütlen, seal sees istuda oli sama mõnus, kui seda autot väljas vaadata, sest see on harv, et selles klassis või selle hinna eest sa pead plastikut otsima. Seal pidi selles mõttes, et kõik see ukse, polstrid, lingid, kõik on kaetud sellise kihiga, loomulikult selle päris keegi ei eeldagi, aga ta on kaetud, sa tunned ja siis roolil need nupud, millega sa valid heli, paned seal püsikiirushoidjad, just võib-olla nad kuskil südamikus on plastikust, aga nad jätavad mulje, et nad on metallist. Ainukene asi, kus nüüd võib öelda, et ta jääb oma rivaalile alla, näiteks Golf on see, et need ukse sees olevad laekad või taskud, et need ei olnud seest vooderdatud, et see on üks asi, mis Golfil on üle, see on üks väike trump. Minu autol, Seattle samamoodi, ma unustasin korra sinna oma talvemütsi, nüüd ongi seal ja mul on pehmendatud. No siis on hästi, sina lahendasid selle ära ja tal ei ole ka puutetundlikku ekraani, vaid tal on rattaga, mis ei ole selles mõttes, ta ei jätta nagu odavat muljet, vaid see on lihtsalt Mazda kasutab sellist lahendust ja ka see ekraan oli hästi sisust nagu mustvalge, aga kui tegelikult on nagu stiilne mustvalge. Ja ta nagu imiteerib seda BMW iDrive'i süsteemi, et see kontrollib kõike rattaga ja tõesti, mul oli 2 päeva ja esimese päeva lõpus juba kõik oli nii käe järgi, et ei pidanud kordagi vaatama, kuhu ma selle käe panen, sest kui sa toetad keskmise käetoe peale, suur rull on menüüde jaoks, väike rull on volüüm, need mingid kiired nupud, kas meedia või kõik muu,
kõik on kättesaadav ja väga-väga hästi lahendatud. Üks asi selle miinuse me ikkagi unustasime ära. See, kui Sulev paneb juhiistme enda asendi järgi, ta on muidugi pikk ka meil. Ma olen 1,95 m. Siis tagaistmel ei ole sul mitte lihtsalt ebamugav, vaid sisuliselt võimatu. Ma ei hakanud ust kinni panema tagaust, sest et minu põlv oleks sinna ette jäänud. Et ma füüsiliselt ei mitte pea ei ole laes, vaid Sulevil ma ise nägin seda, proovisime, tal oli pea ikkagi konkreetselt viltu, niimoodi, et sul on põhimõtteliselt kõrv vastu lage nagu. Jah, mul oli kas kukal laes või siis kõrv laes, et mitte pea lagi, see on juba laest möödas. Jah, et kui mina selle esiistme panin, siis oli taga lihtsalt, ütleme, viisakalt ütles kompaktne, et ta ei ole selles mõttes 4 täiskasvanu, et kui teil lapsed on juba selles eas, et esimene hakkab ikkagi juba korvpallitrennis selliseid tulemusi saavutama, siis peab teine auto ka olema. Aga kui sa oled selline üksi või kahekesi sõitja või väikeste lastega ja sa tahad näha üht ilusat autot, siis mine Mastasalongi. Aga see on ju teada tuntud, et peab ohverit tooma disaini nimel ja praktilisus on tõenäoliselt see esimene ohver. Korraks räägime põgusalt ka teisest luukpärast, millega sõitsin mina ja mis on, paljud autofännid, kui ma ütlen, et sõna Toyota Corolla jooksevad raadiotest ära, sest sealt kuulata ja midagi ei ole. Või tuletavad meelde WRC Corollat? Castroli selle liveriga. Tuletage korraks meelde. Lihtsalt ka Corollal on väljas täiesti uus mudel ja ka Corolla on ilus. Selles mõttes, et ma olen täitsa nõus. See on nüüd see natuke tuleb nimesid selgitada, et eelmise põlvkonna Corollat oli ainult sedaanina. Ja ta oli siuke nagu odav sedaan. See oli ikka korralik selline, ma ei oskagi öelda mingi ta on lihtsalt liiklusvahendit. Täiesti liiklusvahendit, ametkonnale ostetav anonüümne sõiduk. Kõik, see on selline nagu tead, toidupoes on need oma brändid, et keegi toodab ja siis keegi siis Rimi või ma ei tea, Coop või Maxima paneb oma sildi, et seda Toyotat, vana Corollat oleks niimoodi müüa, et paned ükskõik mis autofirma sildi. Okei. Auto oli muidugi väga hea ja vastupidav. Ja siis luukpära oli hoopis Auris. Mis oli natukene parem välimusega, aga üldiselt ega ta ka. Disaini auhindu ta ei võitnud. Ta ei võitnud, ta ei karjunud ka silma, ta oli hästi selline tavaline ja korralik auto, aga nüüd uus Corolla, sedaan, luukpära, universaal, kõik on uued ja luukpära nendest näeb ikkagi päriselt täitsa tore välja. Eriti muidugi, kui sa võtad ka samasuguse tumepunase, nagu oli Mazda, ja siis saad veel musta katuse valida talle ja need aknapostid. Et tundub natukene edvistamisena, võib-olla, et miks mul seda vaja on ja kui sul selline küsimus tekib, siis ära võta. Aga sul on see võimalus. Ilusad väljed, loomulikult Mazda puhul on näha, et see on nagu disaintoode. Corolla on lihtsalt hea ja ilus. Aga mis mind Corolla puhul üllatas, loomulikult hübriidmootoriga. Tuleb ka sellele, või juba on saadaval 2-liitrine võimsam versioon, ühesõnaga 2-liitrine mootor pluss hübriid. Mina sõitsin 1,8-sega pluss hübriid ja tuleb öelda, et mina ei uskunud, et ma nii hea tulemuse saan. Ma käisin sellega kaugel, käisin maantel, käisin igal pool ja mul oli päriselt keskmine kütuse kulu oli 4,6. See on väga palju madalam, kui ma oleks arvanud. Jaa, see on täiesti diisliklassi väidetav muidugi, nad ise ütlesid, et see, või mitte nad ise ütlesid, vaid paberite järgi on see 3,6 peaks olema. Aga kui sa, keegi ei saa kunagi paberite järgi numbreid, siis 4,6 liitrit 100-le. Ja peate arvestama, et erinevalt kõik, ütleme diislist ja bensiinist, hübriidil linnas see pigem on väiksem. Jah, tõsi. Et mina ajasin selle kõrgeks, ma sõitsin tükk aega linnas, ma alustasin linnast 4,3-ga. Ja kui ma maanteetiiru ära tegin pika Lõuna-Eestisse ja tagasi, siis oli mul 4,7. Ja sest maanteedel sellel hübriidi seda kasutegurit ei olnud, sest ega see elektrimootor seal midagi väga ei tee. Et kui me räägime nüüd võrdluses selle Mazdaga, millel äkki tagasi 5 ma nägin, oli 7 ees. Jah. Eks muidugi Sulev proovis ka, kuidas ta kurvis on ja niimoodi. Aga me räägime ikkagi siin peaaegu 2,5 liitrisest kütusekulu vahest. Sest ma ka korraks ikkagi proovisin, kuidas see Toyota kurvis on. Aga et kui sa oled natukene mõistlikum inimene ja
ja sulle see Toyota ka meeldib ja sa tahad hästi kokku hoida ja hind on põhimõtteliselt tal täpselt sama, et selline luxury pluss varustuses, nagu minul oli, kus on ka kõik oluline on peal, on see ka 29 000. Et võrdsed autod ja samamoodi tagaistmel on vähe ruumi. Universaalis on rohkem. Universaal näeb ka väga kena välja, aga mulle lihtsalt meeldivad universaalid niivina nagu koheselt. Aga Mazda 3-st universaali ei tule kahjuks. Ja võt selle universaali ma tahaks tõesti näha, ma arvan, oleks kena. Aga kuidas selle meediasüsteemi oli, sest nagu Jaapani autodel tihti peal Mazdal oli üllatavalt hea, aga Toyotadel on siuke kesine olnud. Väga hea, et sa küsisid, et meie saade on ikkagi objektiivne ja kajastame ka negatiivseid külgi. Siis tõepoolest Toyota on arendanud oma hübriidtehnoloogiat, kõike ta on vastupidav. Jumala eest, tehke nüüd see elektroonika osakonna uks lahti, laske sinna mõned värskemad näod sisse, sest et need ekraanid on sellised või kogu see, ka see uus Camry eelmises saates rääkisin, et kõik teeb ära, mis vaja, aga sa lihtsalt tunned, et sa oled nagu natukene petta saanud. Eriti kui sa vahetult enne või pärast seda oled istunud sõbra Vaagrupi autosse, Škodasse või et see on ikka siuke nagu paari aasta tagune ja ei, võib-olla isegi mitte paari, vaid visuaal, ma ei tea, võib-olla isegi 5. Ta ei ole mitte kuidagi pidi silma paistev, et Toyota ei pea olema igav auto. Ta vahepeal oli selline, meil kaasautor, kolumnist Estoni Kohver tihti toobki näidet nagu selline keskmine auto on Avensise mees. Et väljas disainiga te juba erinete. Juba saime hakkama, et Corolla näeb ilus välja. Järgmine asi, et võtke see ekraanindus, et tehke see, ma ei tea, kas siis stiilselt tagasihoidlikuks või mänguliseks või midagi, et ma ei tunneks, et ma olen Nii et jääme ootama facelifti või järgmist generatsiooni, et see kui korda tehtaks. Et mina ei usu, et Toyota väga peaks praegult kuskil insenerid peaksid väga keskenduma seal veermikule või hübriidtehnoloogiale. Keskendugu sellele teisele tehnoloogiale. Jaapan on ju, ma ei tea, elektroonika sünnima. Just. Väike paus ja siis veel üks põgus proovisõit. Autotunni viimane plokk algamas, see tuleb natuke lühem. Räägime ühest autost, millest on ka Suleviga hea rääkida, kuigi mina sellega sõitsin. See on Seat Tarraco ja hea on sellega rääkida sellepärast, et Sulevi igapäeva auto on Seat. Ja. Uus, selles mõttes võrdlemisi uus, et uuena ostetud Seat praegune Leon Universaal, enne facelifti, aga põhimõtteliselt praegune. Sisuliselt, kes nüüd ei tea, eks siis on Volkswagen, siis on Škoda ja siis on Seat. Need on sisuliselt, ma tahtsin öelda ühe mündi 2 eri külge, aga siis mul oleks 3-küljelist münti vaja. Nagu need RPG-de täringud, mis on sellised nurgad ja 6 tahukad ja need. Et nad kõik on ju ühe suure firma omad. Nad jagavad mootoreid, nad jagavad tehnoloogiat, ma ei tea, nuppe, eks ju, nad on nagu peaaegu et kõike. Nii. Škodat ostab eestlane nagu valimatult, ta lihtsalt ei jõua ette anda. Mõistlik hind ja praktiline. Ja. Just, et ta nagu on odavam Volkswagen, et kui sa Volkswagenit ei meeldi või sa tunned, et sa oled mõistlik, siis Seat on ju tegelikult täpselt samamoodi. Ta on, ma ütleks, et Škodast hinna mõttes natukene mõistlikum auto. Minul üllatuseks on küll, kui mina enda autot valisin, siis aga see on üllatuseks, mina arvan, et see ongi meelega nii positsioneeritud, et nad võtsid selle Hispaania Seati, ostsid ära, et seda siis nagu brändida veel, võib-olla nad tahtsid lihtsalt seda Lõuna-Euroopa turgu saada. See Seati bränding on ikka siuke natuke sportlik, ägedam disain, võib-olla nooremeelne või nii. Et iseenesest on ta ju Volkswagen ja seda oli seal Seat Tarracos, mis on siis 7-kohaline linnamaastur, põhimõtteliselt Škoda Kodiaq, aga teises keres. Ta on nüüd Eestis hiljuti müügile jõudnud ja tegin sellega samuti, nagu ma ikka, linn ja maa, sõitsin Tartusse ja sõitsin igale poole. Mulle meeldis ta selles mõttes palju rohkem kui Škoda Kodiaq, ta on ilus. Škoda Kodiaq võib olla kõike, aga ta ei ole ilus. Aga see on, nagu me, ütleme, olgu siis seekord disainisaade, et mina ei saa öelda ju teistele, et teile ei või Škoda Kodiaq meeldida või et te olete lollid, et teile meeldib. Te ei ole, teile lihtsalt meeldib. Aga Tarraco on, ma arvan, et ta on nagu
pigem selline auto, mis võiks rohkematele meeldida oma välimuselt. Jah, ma olen ainult piltidelt näinud hetkel, aga tundes seda Seati disaini ja seda Tarako, tundub, et on nagu see nägu on läinud natukene uuemaks võrreldes Atekade ja nendega, mis on väga selle Leoni sarnased. Ma võin sulle öelda, mis seal hakkab muutuma. Nii. Iluvõre hakkab kasvama. Ta on juba... tuled lähevad pennikesemaks, iluvõre läheb suuremaks, nagu kõikidel autodel tänapäeval on. et tal on iluvõre olemas, et on Seatil tegelikult ju väga... Ja neil on tagasihoidlikult siiamaani. Tagatuled on ilusad, seest on selline hästi praktiline, kena selline auto, mis mitte kedagi ei häiri. Ma arvan, et see on täpselt, et kui sa ükskõik kellel seda Seati näitad, siis on raske on kellegilt kuskilt kinni hakata, et miks nad sellise asja tegid niimoodi. Mulle meeldis seal paar väga praktilist väikest asja, mida ma ei ole teistel märganud, ma ei ole osanud märgata. See on nagu see YouTuber Doug Demuro, võtab igat autot ja hakkab sealt detaili otsima, ma siis ka tegin seda seekord. Seal on 3. istmerida, kuhu sa siis, ega ju uksi rohkem ei ole, et on ikkagi suhteliselt ebamugav tavaliselt ronida sinna selle keskmise istmerea seljatoa juurest ja lävepakk on selle koha pealt nagu laiem, et nagu nii istuvad seal taga lapsed. See on täpselt sellise lapse jala mõõtu, et ta saab rahulikult tõusta sinna, panna jala sinna lävepakule, tõusta ja siis sealt teha selle järgmist sammu, et ta tõstab jala üle ja ronib sinna taha. Ta oli jõhkralt suur, panin niimoodi, et mu 6-aastasel lapsel oli hästi mugav taga 3. reas. Ta oli tõesti nagu põlveruumi ja oleks saanud seal liigutada. Siis panin juhiistme enda järgi ja keskmises reas oli kõvasti rohkem ruumi, kui ühes Mazda 3 kunagi tagaistujal oleks. Nii et ja siis pagasiruum on nagu ikka 7 kohas listel, kui 3 istmerea puhul, et midagi mahub. Mingi selle linna lapsevankri paneb sinna ära ja mingi, ma ei tea, spordikoti asjad, aga sees on avar, et kui teil on vaja vedada tihti rohkem kui 5 inimest, kellest mõned on lapsed, siis täiesti pädev. Siis tundub hea lahendus. Neid 7-kohalisi linnamaassurid on juba päris palju. Valik on suur. Korraks inimestel pöördume selle brändi juurde tagasi. Mitu kilomeetrit sul Leoniga sõidetud on? 66 000. Kuidas on, sest Škodal ja ka koreakatel oli ju raske tee käia, et saada üle sellest kvaliteeditaagast, kahtlustest ja ega Seat omal ajal ei ole olnud ka selline vastupidavuse musternäide. Esimene kuulut, mis mäletad, lõunamaine auto, et see ei lähe jälle sul sees soojaks. Just. Nii, kuidas sinu 66 000 on läinud? Loomulikult garantiiga autost ma tean, aga mitu korda sa oled pidanud seda kasutama? Garantiid olen pidanud kasutama 1 korra. Tuldi tasuta järgi, tehti tasuta korda, läksin 2 päevast järgi ja on kõik korras. Aga selles mõttes, et tihti on need, et ta tead küll, et sul on garantii, aga ausalt öeldes me ei viitsi ju iga klõbina või asjad, selle ütleb lihtsalt järgmises hoolduses, kulge tehke, et kuidas kogu see koostöö kvaliteet, kas sul on mingid häirivaid klobinaid, naginaid? Üks asi on, seda ma mainisin ja see on nüüd vähemaks läinud, kui mul viimati käis teeninduses, värvitöödes. Aga see on selline, ma panen naginaid väga tähele, ja see on selline, mitte ise tekitatud, aga pool ise tekitatud nagin. Mul on see panoraam katusluuk, millest esimene pool käib lahti. Ja talvega see nagiseb niivina, tihendid, jää, kõik muu. Aga nüüd see suvid hakkas ilgelt sükest naginat tegema ka niisema kevadel. Ja ütlesin, öeldi, et me võime vaadata, puhastame asja korralikult ära ja nüüd seda naginat on, ta ei ole ära läinud, aga ta on märkimisväärselt vähem. Aga muid asju, et sul, ma ei tea, mingi ekraan hangub ära või? Võib-olla 2 korda 4 aasta jooksul on seda juhtunud, kui ma olen seda autot omanud. Reeglina ei ole midagi. Ei ole lõunam auto, soojaks läheb? Soojaks läheb väga hästi. Et selles suhtes, et ma arvan, et sa tänapäeval sa ei saa teha halba autot, mis hakkab kohe lagunema, sest sa ju ei pea vastu. See tase on nii kõrgele läinud. Kas tahad teha autogeenusele katset, et kui nüüd garantii lõpeb, et ära vaheta ära? Teeme long term, nagu pika testi, et Sulev Ladva ja 200 000 kilomeetrit Seatiga. Oi, see läheb väga pikaks. Mu kilometraaž ei ole nii suur. 4 aastaga on 66, nii et siis vähemalt 16 aastat veel. Kas challenge accepted? Väljakutse vastu võetud, ma püüan ikka eesti keelt rääkida. Ma hetkel ei võta midagi vastu. Selge. Tarakost räägime siis lõpuks ruttu hinnast ka.
kui ma koostasin siin üks päev omale ideaalset Kodiaki, või mitte ideaalset Kodiaki, vaid sellist, et kui ma panen peale kõik asjad, mis ma tahan, et seal oleks, ja mitte ühtegi liigset asja. Võtsime tavalise vist 110 kilovatise mootori ja mina sain selle hinnaks 42 000. Nüüd see Seat Tarraco, mis mul oli proovisõidus 190 hobujõuline diisel, siis ma võin teile öelda, et kohati oli siuke tunne, nagu ma oleks unustanud mõned hobujõud kaasa võtta, nagu ei oleks teinisest kaasa pandud. Mis on naljakas, sest auto ei ole iseenesest mingi hiigerraske auto, ta on 1800 kilo. Tal oli kohutavalt suur turbolääg, mis tähendab siis tavainimese mõistes see, et kui sa vajutad näiteks seisad, tahad pöörata pea teele, vaatad, auto tuleb, peas käivad numbrid, kalkuleerid, ma jõuan. Et ma süpsan vahele, vajutad ja mitte midagi ei juhtu. Tükk aega ei juhtu mitte midagi ja siis ta hüppab, aga see ajab nagu ärevusse, lõpuks sa ilmselt omanikuna harjud ära, tead neid pöördeid õigesti hoida. Et ma nüüd ei tea, kas see 190 hobujõuline kõige võimsam diisel peaks olema teie valik. Ma soovitan pigem täpselt sama hulga hobujõududega bensiinikat. Aga kas sinu loogika ütleb, kas seal võiks turboläga väiksem olla või see ei... Ma ei tea. Suuremate autode puhul äkki midagi on, sest tegelikult nende bensiini väikeste turbadega ega seda päris turboläägi kui sellisel väga palju ikkagi tänapäeval ei ole. Et ma katsun, et äkki selle diisel lihtsalt see, et see pöörete vahemik, kus see pöördemoment või vääne tuleb, et äkki see on lihtsalt nii väikene, et ta alguses ei tule, siis korra tuleb ja siis pöörd läheb kõrgemale, siis jälle kaob ära, et äkki see auk lihtsalt, kus ta päriselt tõmbab, sest diisli on see ju see just need newtonmeetrid, see on see, mis on see diisli pluss, et äkki see vahemik on see lihtsalt nii imepisikene, et sa pead ilgelt nagu nende pööretega mängima, et seda seal hoida. Ja selle uue VLTP standardi järgi on paberites selle kütusekulu 6,8 kuni seal on mingi vahemik. Ja sina said? Mina pean tõestama, et ega ma maanteel alla 7,9 ei saanud. Tõesti? Jaa, aga see ongi täpselt see liit, et ta ei ole ka nagu võimsam, ta ei ole nagu ökonoomne nii palju, et äkki siis see bensiinikas, aga ükskõik, nad kõik maksavad selles tippvarustuses, excellence varustuses, millel oli 4 vedu, automaatkast, TSG, 33 000. See on selline 800 eurot siia, 800 eurot alla, nagu olened mis mootor, kas siis natuke vähem võimas diisel või 33 000, see on excellence varustus, mis on väga hea varustus. Palju sinna lisasid juurde läheb? Nii, proovisid autol, siin on pikk asi nime, mis seal peal on? Mingi asi, mille nimi on Connectivity Box, 200 eurot. Ma ei tea, mina jätan ära. Kuna ma ei tea, mis see on, mul pole see vaja. Elektriline mäluga juhiste. Vaat see on asi, millest see on jube hea asi. Aga ma võiksin sellest loobuda, sest mul ei ole peres mitut sõitjat esiteks. See on, kui sul on mitu juhti, siis see on kasulik. Kui sa oled üksinda, siis kasutad seda korra. Just. Elektriliselt vabastatav haagise konks, võtab see, kellel on vaja. 700 eurot. Nüüd Beats audio helisüsteem. Ma kardan, et selle ma võtaks 500 eurot. Selle ma võtaks kindlasti. Nii, kus me oleme praegult? 500 läks juurde, ütleme 34 000. Taab, digital audio broadcasting. Tead sa, mis see on? Need DAB raadiojaamad, ma ei tea, kas Eestis see toimib, ma ei kujuta ette. Jääb ära 200 eurot. Ma ei tea. Nii, nüüd, eks ju, see on diiselmootori puhul või ütleme inimesel, kellel armastavad väga mugavust. Ma kardan, et ma võiksin sinna linnukse teha. Kaugjuhtimisega seisuküte. See on selline mugavus asi, et Elad kortermäes, talvel, diiselmootor. Mõnus. 1000 eurot. 35 pool. Elektriline klaasist panoraam katusluuk. Mulle meeldivad need, ma pean selle võtma, see avarus, see valgus, mis seal kuniks ei ole tegemist nagu päris sportautoga, ma võtan selle ka. Just. Minu autol on ja see on väga-väga äge. Veel 1000 otsa, 36. Nii. Nüüd on järgmine, tõstame tempot, siin on kirjas 20-tollised valuväljad, mis on see, kes on lihvitud nagu läikivaks. 740 €. Kui ma saaks odavamalt 19-tollised, mis ei ole kuidagi lihvitud. Ma arvan, et äkki standardis ongi 19. Just, et ma arvan, et siit ma hoiaksin jällegi natuke kokku, sest hoiad tulevikus reffide hinnalt. Reffide hinnalt ja see, kraabitud reff on nagunii kole, aga see selle kraabid sa eriti lihtsasti ära. Nõus. Nii et siit ma saan 700 maha kohe. Kolmas istmerida, peab olema, kui sa võtad nii suur auto, siis oleks mõttetu seda mitte võtta. Ja 800 eurot. Siis on juba peaaegu 37 meil nüüd. 37. Ja siis on tehnoloogia pakett, see on kaugtulude assistent, blind detection, ühesõnaga
no mingid juhiabid. Juhiabid 5 sotti. Ühesõnaga, me saime selle auto hinnaks praegult umbes 38 000. Alla 40 kindlasti. Alla 40. Et ja sealt võib isegi asju veel ära jätta, kui sa ei taha oma neid panoraamkatuseil luuke asju. Just, et ma ikkagi et sellisel juhul on tegemist minu ikkagi sellise variandiga, et kus mul on kõik olemas, mis ma tahan. Kodiaqil oli see 42 000. Meie teaduslik katse näitas praegult, et see auto on odavam kui Kodiaq. Just. Ja parema välimusega. Just, ja parem välimusega, aga jumala eest, mitte valge. Ma ei tea, mul lihtsalt see tänapäevane mood... Testi auto oli valge? Testi auto oli valge. Vabandust, ta ei näinud kole välja, aga... Minu meelest selle, mis pressifotode see värv on, see selline heledane metallik sinine. Juba ilus näeb välja. Ja, ma arvan, sellest maksad jälle 1000 juurde, aga las ta olla. Jah. Et lihtsalt valged linnamaasturid suured kaasa arvatud Lamborghini Urus, mis oli ka valgena meil proovisõidus. Sorry, lihtsalt võrdlus kodumasinatega, külmkapp, pesumasin. Isegi neid saab tänapäeval värviliselt. Tuleb kohe Siemens ja Beko ja kõik muud asjad. Aga selles mõttes see ei ole sugu, ühtegi pidi Tarrako vastu, see on inimese enda maitsed, mis värvi sa võtad. Ma ei tea, ostusoovitus siis. Miks mitte? Nii, saadet, pikk saade on täna olnud. Oli palju rääkida. Oli mida rääkida, et vahelduseks praktilistest autodest, mida te kõik võiksite ja võib vist kokku võtta, et peaksitegi ostma. Jah, kõik olid ju ostusoovitusega autod nii meil praegu. Just, järgmine nädal kuuleme. Aitäh sulle, et tulid! Aitäh!